6. peatükk. Moskva viskab kaardid lauale. Kohe pärast talvelaeva Orsel põgenemist sai president Päts Moskvast kirja. See oli väga lühike ja kõlas nii. Etskae, et teie lasete siis Poola kõrilõikajatel sisse ja välja käia, nagu parajasti lusti on. Ohoo, Molotov! Aga poolakad ei olnud ju kõrilõikajad, ütles president Päts, kes oli kirja läbi lugenud. Kuidas ta saab niimoodi kirjutada? See on ju vale. Ning Päts judistas ennast. Niivõrd aus mees oli ta ja sedavõrd vastik oli talle laim. Miks Molotovi nimi on 2 korda kirjutatud? Küsis Jaan Tõnisson, kes oli nagu ikka heas tujus. Päts hakkas talle seletama, et Tõnisson näeb 2-kordselt ja peaks vähem jooma. Meie Laidoneriga aga otsustasime, et kiri on kurjakuulutav ja välisminister Karl Selter peab minema Moskvasse asja uurima. Selter oli nõus. Ta ostis Molotovile külakostiks järgmise aasta kalendri, mida kaunistasid pildid Matsalu linnuriigist. Eestlaste rahvusliku uhkusena võttis ta suveniiriks ka Lataka Saaremaa dolomiiti. Päts andis Selterile tee peale 3 õuna kaasa ja välisminister võis sõita. Moskvasse jõudnud läks ta kohe Kremlisse. See näis maha jäetuna otse kui mõni surnute linn. Selter jalutas mööda uhkeid saale ja galeriisid, kedagi polnud näha. Küll aga tajus Selter, et teda mingitest piiluaukudest kogu aeg salaja passitakse. Itsitati ja kõhistati, keegi ütles, näe, vahi missugune. Selle peale naerdi summutatult. Selterile läks kogu see tsirkus pika peale läilaks. Ta hiilis ühe eesriideni, mille tagant kostis krabinat, justkui sööks seal hiir vineeri ja tõmbas kardina eest. Selle taga kükitas pimedas urkas Mihhail Kalinin ja näris barankat. Tervist, ütles Selter. Ma tulin läbirääkimisi pidama. Kalinin ehmus päikest nähes ja püüdis 4 käpukil uksest välja joosta. Selter oli kiirem. Kuhu te lähete? Hüüdis ta. Tulge, vestleme. Mis mina, vanake, tean vestelda? Pomises ähmi täis Kalinin. Selle jaoks on siin teised mehed. Ta mudis oma põlle. Mina olen rohkem köögiinimene. Te olete ju ülemnõukogu presiidiumi esimees, ütles Selter. Ohkas Kalinin ja nätsutas kurvalt barankat. Esimees. Näe, keedan praegu Stalinile suppi. Ega mul kerge ei ole. Härrake, anna tehk mulle 5 kopikat. Teinekord tahan suitsu teha, siis oleks vaja. Selter andis Kalininile 0,5 rubla. Vanamees rõõmustas ja peitis raha taskusse. Ole sa tänatud, kiitis ta. Siit jätkub elektriarve tasumiseks ja ehk ostan isegi uue kaabu. Ma olen ju Eestis elanud, tean. Teie olete lahke rahvas. Mihhail, ütles samas keegi karmilt. Kalinin ajas baranka kurku, läks näost punaseks, aga köhida ei julgenud. Molotov tuli lähemale. Põrnitses Kalininit tigedalt ja sisistas. Mida sa, vana sikk, siin teed? Kas sa ei tea, kus köök on? Jossif Vissarionovitš juba ootab. Kalinin tegi kniksu ja jooksis minema. Molotov aga võttis kohe teise tooni. Kallis härra Selter, ütles ta mesimagusalt. Andestust, et oodata lasin. Tööd on palju, riik tahab juhtimist. Palju on hädasolijaid, nagu teiegi. Eks see poolakate lugu oli ikka jube küll. Poolakad olid kenad inimesed, vastas Selter. Vaadake, ma tõin teile kingituseks ühe kalendri ja... Aga härra Selter, laske sel kalendril nüüd ometi olla, ütles Molotov. On tal siis jalad all või? Ei ole ju. Ei ole jah, nõustus Selter ja hingas kärgendatult. Näe, leiame Molotoviga ühise keele, mõtles ta. Kuid oli vara rõõmustada. Ühesõnaga, me toome teile oma väed sisse, kuulutas Molotov. Muidu ei tea, mis need poolakad veel ära teevad. Me kaitseme teid, ärge kartke. Aga pomises rabatud Selter. Lööme siis käed, pakkus Molotov. Oi, hädaldas Selter, mis te nüüd? Selline nõudmine, me oleme ju iseseisev riik. Ja, naeris Molotov, see läks mul tõesti meelest. Ikka on teil mõni nali keele peal, härra Selter. Lööme käed,
ei, protesteeris Selter. President Päts. Mis loeb meile keegi Päts, arvas Molotov. Kas te ise mees polegi? Aga olgu, kuidas arvate, käige Eestis ära, arutage, me ootame. Selter võttis oma dokumendid ja komberdas Kremlist välja. Molotov aga helistas hõbekellukest. Tuli Kalinin tirinaga. Molotov hakkas sööma. Balti jaama paneme Jossifi kuju. Tegi ta mõttes plaane.